meie oma disaini töötoas läheme tegelikult disainmõtlemise abil uurima sisseelamise toetamist, et kohe ka küsiks, et mida Bigbank teeb selleks, et toetada sisseelamist? No, kui nüüd disainmõtlemisega paralleelile tuua, siis uue töötajakogemuste strateegia workshop, NPEX workshop keskenduski sellele, et kuidas uus töötaja erinevatest touchpointidest ennast tunneb. Ja sealt tuli päris palju sisendit, mis meie tänases protsessis on okei, mis võiks muutuda, mis parandada. Ja sisseelamisprogrammi poole pealt ta meil disainitud tegelikult inimese ümber, kes tuleb. Ta koostatakse, panganduse kontekstis on see list teemasid, mida on vaja läbida ja kiiresti selgeks hästi pikk. Aga see disainitakse ikkagi selle konkreetse ametiga ümber. Et ei ole sellist klassikalist grupi koosolekut või loe materjale, vaid tegelikult kolleegid räägivad, näitavad, õpetavad sulle õiges järjekorras õigeid teemasid. Ja see eeldab omakorda, et need kolleegid oskaks seda teha. Et meil on sisekoolitajate akadeemia, mille mõte on see, et kõik juhid ja kõik senior level spetsialistid on võimelised olema head koolitajad, täiskasvanute koolitajad. Mitte siis PowerPointi presentatsiooni ettelugejad, vaid suudavad sind koolitada siis, kui sul on vaja, võimalikult ruttu, kas või kohvinurgas 10 minutiga, kui selgub, et sul on mingisugune oskuse või teadmise või mingi hoiaku vajakajäämine. Ja need samad inimesed on need, kes ka sisseelamisprogrammi raames uusi töötajaid koolitavad, juhendavad. Ja mis me veel teeme sisseelamisprogrammi raames on, ütleme siis, üks asi on see liin, mida sa pead teadma oma töö tegemiseks, aga teine on see liin, et sa üldse saaks aru, millises organisatsioonis sa oled ja kuidas organisatsioon toimib. Et alates näiteks peamiste juhtimismetoodikate tutvustamine, agiilsus, 4 disciplines of execution, need saaks ikka selgeks sisseelamisprogrammi käigus kas või terminide tasandil, et sa saaksid aru, mida kolleegid siis räägivad ja teevad. Aga kui palju pöörata tähelepanu võib-olla neile, kes tulevad tagasi pikemalt puhkuselt või liiguvad, et mõelda ka siis nendele sisseelajatele heas mõttes nagu laiemalt, et neid persoonasid mõnes mõttes on ka olla rohkem kui see, kes kohe tuleb tööle, eks. Meil tegelikult see sisseelamine ongi mõeldud niimoodi, et uus töötaja, kes tuleb ja siis teine on see, et sa liigud maja sees. Liigud uuele ametikohale või tuled lapsehoolduspuhkuselt tagasi või mingid muud puhkusevariandid on ka olemas ju, näiteks tahad profi tasemel surfata ja siis sul on soov 4 kuud ennast treenida Tenerifel. Ehk siis tegelikult see liikumine nii uue töötajana kui olemasoleva töötajana on by default on selle sisseelamisprogrammi osa. Lihtsalt oluliselt lihtsam on teha uuele töötajale, sest juht saab aru, aga olemasoleva töötaja liikumisel või tulemisel pikalt puhkuselt, et seal on neid juhte tihti mitu ja see protsess on palju komplekssem.